Tere, väike sõber! Mina olen Palingu. Täna räägin sulle, kuidas mõmmi tegi suppi. Emme hakkas suppi tegema. Mõmmi tuli kööki. Mina tahan ka aidata, ütles mõmmi. Hästi, ütles emme. Sina oled mu abiline. Emme pani potti vett. Shhh, tegi vesi. Mõmmi vaatas. Palju vett. Emme võttis porgandi. Tõks, tõks, tõks. Emme lõikas porgandi tükkideks. Pane potti, ütles emme. Mõmmi pani porgandi potti. Plõmps. Siis tuli kartul. Tõks, tõks, tõks. Emme lõikas kartuli tükkideks. Mõmmi pani kartulit potti. Plõmps. Siis tuli sibul. Emme lõikas sibulat. Tsih, mõmmi nuuskas nina. Sibul nõelab silmi. Emme naeratas. Jah, sibul teeb nii, aga supile annab sibul head maitset. Mõmmi pani sibula potti. Plõmps. Siis võttis emme kapsa. Ma ei taha kapsast, ütles mõmmi. Proovi kõigepealt, ütles emme. Supis maitseb kapsas hoopis teistmoodi. Mõmmi kortsutas nina, aga pani kapsa potti. Plõmps. Emme pani soola. Natuke. Emme pani pipart. Natuke. Emme pani potile kaane peale. Nüüd ootame, ütles emme. Mõmmi istus poti kõrvale ja vaatas. Pott hakkas mullitama. Mull, 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 tegid mullid. Gaas hakkas käima. Klõps, klõps, klõps. Köögis lõhnas hästi. Kas supp on valmis, küsis mõmmi. Peaaegu, ütles emme. Proovi. Emme andis mõmmile lusika. Mõmmi puhus. Mõmmi proovis. Supp on hea, ütles mõmmi. Ka kapsas on hea. Emme naeratas. Emme, isa ja mõmmi istusid lauda. Mõmmi sõi suppi. Amps, amps, amps. See on väga hea supp, ütles isa. Mõmmi aitas teha, ütles emme. Mõmmi oli uhke. Tema pani kõik potti. Porgand üksi ei ole supp. Kartul üksi ei ole supp. Aga kõik koos. See on alles supp. Ja kui ise aitad teha, maitseb veel paremini. Ja nüüd, väike sõber, on sinugi aeg magama jääda. Homme võid sina ka emmel või isal süüa aidata teha. Äkki teete suppi? Hea tööd, väike sõber. Sinu Palingu.